Vabariigi aastapäeva puhul andsid Lõuna prefekt Valla Koppel ja Võru politseijaoskonna juht Madis Soekarusk kolmapäeva hommikul Võru politseimajas üle ergutused ning teenistusastmete ülendused Võru politseinikele ning piirivalvuritele. Aasta parimaks töötajaks nii Võru jaoskonnas kui kogu Lõuna prefektuuris nimetati vanemuurija Jaanus Kann, kelle teeneks loetakse kriminaalasjade avastamist, mille tulemusel sai omanikele tagastatud kokku 2 autokoormat varastatud esemeid. Aasta oli raske, aga aasta oli huvitav. Oli väga palju erinevaid sündmusi, mida tuli lahendada. Oli väga palju erinevaid väljakutseid, kaasa arvatud ka näiteks võidupäeva praad, mille turvalisusega pidi Võru politsei hakkama saama koos heade kolleegidega mujalt Eestis. Et me saime väga hästi hakkama, aga kõige selle taga on tohutu töö ja väga hea meeskond. Mis Jaanus Kannile sellise tiitli tõi? Jaanus Kannile tõi eeskätt tiitli väga hea uurimisoskus. Et ta on tõeliselt hea uurija, teeb oma tööd süstemaatiliselt, tal suudab oma tööd ka realiseerida. Et näiteks suurendust asjadest võib esile tuua selle, et tema töö tulemusel avastati eelmine aasta alguses 30 kriminaalasja, kus kahtlustus või süüdistus esitati 9 inimesele ja selle töö tulemusel tegelikult toodi siia Võru politseijaoskonda 2 suurt autokoormatäit varastatud esemeid, mis jõudsid tagasi omanikele. Et see oli väga suur töö, mida Jaanus tegi ja ta viis selle edukalt lõpuni. Ja teine samalaadne asi sai alguse 2016 suvel, mida samamoodi on Jaanus Kann siin vedanud koos teiste meestega ja samamoodi on isikud kinni peetud ja on alust arvata, et nad on toime pannud päris suure hulga kuritegusid aastate jooksul. No kas aasta 2017 on alanud juba sama huvitavalt? Eks ikka, aga talvel on reeglina need ajad rahulikumad politsei jaoks veidi. Aga näha on, et ega samamoodi jätkub edasi nagu 2016, et on kiire ja huvitav aasta. Milliseid muutusi toob nüüd politsei ja piirivalve igapäevatöösse 1. märtsist tööd alustav Kagu jaoskond? Eeskätt muutub juhtimine, et 3 jaoskonna juhi asemel asub tööle 1 jaoskonna juht, samuti on vähendatud talituste arvu, aga lihtsa politseiniku jaoks ja samamoodi ka politsei käest abi vajav inimese käest ei muutu midagi. Et politsei reageerib ikka samamoodi oma väljakutsetel, teeb oma tööd täpselt samamoodi, nagu ta ka enne on teinud. Lihtsalt, et 3 jaoskonna asemel on praegu siis alates 1. märtsist 1 jaoskond.